9. mail tähistatakse enamikes maades teise maailmasõja lõppu või suure isamaasõja lõppu. Venemaal on viimasel ajal kuulsaks saanud aga üks sellest suurest sõjas käinud tank T-34, mis üllatus-üllatus kuulub eestlasele ja millest siin suurt midagi ei teata. Seetõttu uurisimegi, kes, mis ja miks. Tank kaalub 32 tonni. Ekipaaž on kokku 5 meest. See mees võib teile olla õrnalt tuttav, aga hoopis teises kontekstis. 49-aastane Mikk Lõhmus on vandeadvokaat tuntud büroos, aga ühtlasi üks Eesti väheseid tanki omanikke. Siin on mehaanik juht, kes istus siin selles kohas ja siin oli kuulipildur radist. Veel enam, Punaarmee lahingumasin, mida ajaloohuviline jurist üle 20 aasta suurema kärata oma militaartehnika kollektsioonis hoidis, on ürikute väitel ainus säilinud oma taoline. Tõesti, see tank kohtus 25. aprillil 1945 Elbel ja teadaolevalt on see hetkel maailmas viimane tank alles olev, mis on Elbel kohtunud. Ja see oli selles mõttes lõplik nagu ajalooline murrang, kus siis Saksamaale anti selline viimane hoop või nii-öelda. Tegelikult kogub Lõhmus just pigem Saksa poole tehnikat. Maast madalast alanud ajaloo huvis mängis suurt rolli isa Arnold, kes oli 70-ndatel üks vana sõidukiklubi uunikasutaja. Kui taas iseseisvumise järel ajaloost vabalt rääkida sai, osalesid isa ja poeg 1992. aasta suvel esimesel Eesti Leegioni veteranide kokkutulekul oma taastatud Volkswagen Kübelwageniga ja on sarnastel üritustel käinud sest saati. Seal võis olla oma teatud ohud, aga mina isiklikult tundsin oma hinges, et need mehed ja need kangelased, kes on selle läbi elanud, et minul isiklikult ei ole probleem, et minna ja jäädvustada ja talletada neid mälestusi nendest kohtadest. Rääkimata siis sellest, et Vene propaganda ju ühte lugu haaras kinni nendest Sinimägede kokkutulekutest, et natsid seal käivad Heil Hitler karjumas. Siin ma tahangi öelda, et see on kõige suurem vale tegelikult, et ma olen isiklikult, kui ma rääkisin nende meestega, kes Sinimägedes võitlesid, nad kinnitasid mulle kõik, et nemad võitlesid Eestimaa eest. Ajaloo ja tehnika huvi saavad kokku Lõhmuse kollektsioonis. Nagu paljud kogujad ei soovida kõiki trofeesid näidata, aga silmapaistvamad eksemplarid on juba mainitud Kübelwagen, mis asub hetkel ühes Saksamaa muuseumis, endine kindrali auto, mis 44. aastal Valgevene rindel trofeeks saadi, sõidutas vahepeal Nõukogude kindralit ja nüüd on see taastatud Opel ajalooüritustel Eesti Leegioni paraadauto. Aga kolmas ja kõige kopsakam on hoopis vastaspoolel sõdinud tank. Selle omandamise lugu on üksjagu kurioosne ja algas 93. aasta mais ajalehes Postimees ilmunud reakuulutusest. Kuulutus on selline suhteliselt pealtnäha argine, eks ju, et müüa asbest, torud, ja tank T-34, eks ju. Ja. Juures telefoninumber. Täpselt nii. Te lähete kohale ja osutus hoopis, et on muuseum. Tartumaa muuseum, kontor, ühesõnaga, kus siis istusid vastas Tartumaa juhtkond. Selgus, et müügis oli sõna otseses mõttes monument. Nimelt püstitati Nõukogude ajal üle Eesti 5 mälestusmärki, kus postamendi otsas seisis ehtne tank. Teadolevalt viimane, selline pandi Mäksale 1984. Aastate jooksul käisid monumentide juures veteranid, pioneerid ja isegi vastabiellunud. Aga riigikorra vahetuse ajal hävitati või müüdi enamik metalliks. Selline saatus ähvardas ka Emajõe kaldal Mäksas seisnud tanki, mida pakuti nüüd Lõhmusele. Metalliärikad juba olid pakkunud 6000 krooni, mis oli sellel väga suur raha, et nad ostavad ära ja viivad selle tanki siis vana metalli. Ja siis ma tegin pakkumise, et ma pakun 7000 krooni ja siis lõime käed. Siis helistas mulle Mäksa vallavanem, kes ütles, et kuna tank on meie bilansis, siis ka meie tahame midagi sinult saada. See tähendab, et muuseum justkui nagu valla selja taga müüs maha selle või? Võib ka niimoodi öelda, et muuseum sisuliselt teostas võib-olla tol hetkel järelevalvet nende objektide üle. Ja kuna muuseum ütles ka mulle, et Nõukogude aeg on jäädavalt läbi, et need mälestused kuuluvad likvideerimisele ja neid enam ajaloos vaja ei ole, et siis, et ka tank on väärtusetu asi. Ja mis siis juhtus tõesti, et see Mäksa vallavanem ütles, et kuna
tank on nende bilansis, et nemad tahavad ka midagi saada. Öeldi mulle ka, et politsei on loomisel ja politseil on vaja sõiduautot. Ma küsisin, kas Moskvits sobib? Sobib. Ja nii vahetasimegi tanki omakorda siis veel Moskvitsi vastu. Juristina on Lõhmusel dokumendid hoolikalt alles ja need ei lase valetada. Tank vahetaski omaniku 7000 krooni ja Mosse vastu, millest sai Mäksa valla konstaabli auto. Tank läks hoiule legendaarse tehnikahuvilise Eino Prosti koduõue, kus ta pandi seisma auru- ja rehepeksumasinate kõrvale. Samal ajal uuris Lõhmus enda lahingumasina ajalugu. Tol hetkel mingit arhiive ega inimesi, kes selle tankiga oleks seotud, absoluutselt ei teadnud. Sõja ajal tootmisse võetud T-34 hellitusnimega Stalini raudne rusikas oli robustne sõjamasin, mis hiilgas ühe geniaalse uuendusega. Erinevalt senistest tankidest oli soomus kaldega, mis tähendas, et enamik tabamusi põrkas rikošetina eemale. Miks ta oli Saksa tiigertankidest tunduvalt parem oli see, et ta kaalus vähem ja tal oli hästi lai roomik, et kui vaadata seda tanki roomikut, siis roomik võib olla nii mudas sõita lumes igal pool, et see oli hästi oluline just Venemaa tingimustes, kus oli väga soine ala ja väga halvad sellist ilmastiku tingimused, siis see tank sõitis nii talvel, suvel, kevadel, sügisel. T-34 oli kuulus, teda ehitati suurtes kogustes, aga tema kahur oli kehvakene, midagi 76 või millimeetrit või nii edasi ja Saksa raskematele tankidel ei olnud nii eriliselt ohtlik. Aga siis Stalin andis raudse korralduse, et olgu nüüd ikka kahur peale pandud, mis võtab. Stalin otsustas just, et tuleb tehagi laiema suurtüki toruga, 85 millimeetrise toruga tank, mis siis oleks võimeline tiigertankidele vastu astuma. Aga probleem oli selles, et ei suudetud tankile spetsiaalkahurit teha. Ja siis võeti õhutõrjekahur. Õhutõrjekahurid on teatavasti erilise kvaliteedi, erilise laskeulatusega ja kohandati õhutõrjekahur siis tanki jaoks ja ehitati tankitorn ümber. 44. aastal hakati tootma neid tanke, neid muud 85 ja see tank oli siis, spetsialistid ütlevad, et see võitis sõjad tegelikult siis lõpuks. Kui konkreetse masina minevik seeria numbri järgi kokku viidi, selgus, et Lõhmus oli saanud bingo võidu. Ehk Eestis on veel mõnes kollektsioonis T-34, siis see 1944. aasta novembris Uuralites valminud tank osales kevadel 45 Elbe operatsioonis, kus kohtusid Vene ja Ameerika väed. Ajaloolises kontekstis on ta minu jaoks seetõttu oluline, et võib-olla see on viimane ainukene selline tegelik rahu ja tegeliku sõpruse päev ida ja lääne vahel. Sest et nagu me teame, pärast teist maailmasõda ju algas kohe ju külm sõda ja piltlikult öeldes kestab ju tänaseni, eks ju. Me teame, et see konkreetne tank osales ka ikkagi päris lahingutegevuses. Kas siin on näha neid mingeid arme või märke sellest? See tank on õnnesärgis sündinud, et ta ei ole saanud mitte ühtegi suurt tabamust, mis tegelikult sõjatanki kohta on küllalt haruldane. See tank tuleb välja, et osales ka siis veel 56. aastal Ungari mässu maha surumisel. Siis ta toodi Kaliningradi oblastisse, ta oli täiesti selline sõitev tank. Ja Elva laskesporditiirus oli ta siis samuti nagu õppetank, millega sai sõita ja millega siis tehti väljaõpet. Ja 84. aastal otsustati siis 40 aasta siis mälestuseks paigaldada Emajõe forsseerimise kohale postament. Ja see tank siis sõna otseses mõttes sõitis ise postamendile. Aga loomulikult see tank on tehtud nii-öelda laskevõimetuks selles mõttes, et keegi nagu ei mõtleks, et sellega võib minna lahingusse. Pauku kindlalt teha ei saa? Pauku kindlalt teha ei saa, kuna kui see tank postamendile sõitis, siis see toru on sees tehtud selliseks, et temast ei ole võimalik tulistada. 23 aastat hoidis Lõhmus metallkolossi vahka all, kuni mullu augustis toimus logistiline operatsioon, kus 6 meetri pikkune ja 3 meetri kõrgune T-34 sikutati välja, tõsteti treilerile ja sõidutati Tartu külje all asuvasse lennundusmuuseumisse, mida peab endine insener ja Riigikogu liige Mati Meos. Ühelt poolt rahvale midagi päästa ja
aga teiselt poolt me omakasu oli mängus, et raske tehnika pakub inimestele, eriti poistlastele suurt huvi, et kui see tank siin nüüd 1 aasta on meil siin ilusti olnud, siis